küllust, rahulolu. Aitäh spiikritele ka eraldi. Aitäh, Coral Club. Безусловно. Но перед этим обязательно нужно подумать, просчитать риски. Разве не это учат учебники? Aitäh, lugupeetud spiikrid. Väga tähtis on tegutseda. Shanara, sa oled nõus? Kuid peab mõtlema, arvutama riske. Kas õpikud ei õpeta sellele? Äriõpikud ju kõik õpetavad. Õige. Aga vahest on vaja lihtsalt võtta ja teha. Sul on meeskond, sul on eesmärgid. Järgmine külaline on meil. Ta isegi võib endale otsuse võtta vastu, isegi nii-öelda Konstantin Tarnopolski on Kiievist. Добрый вечер, дорогие друзья, и я рад вас приветствовать сегодня с киевской студии. Знаете, такое впечатление, что ты реально находишься в большом, огромном зале, потому что я знаю, сколько лиц. Niisiis, tere õhtust. Mul on rõõm tervitada teid Kiievi stuudios, et sa oled reaalselt suures saalis, sest ma tean, kui palju nägusid vaatab mind. Suur tänu promotioni eest. Ma vaatan terve päev foorumid. Kogu aeg valmistusin selleks esinemiseks. Pean rääkima hirmudest. Ja ma mõtlen ikka, et mul on hirm. Mul raske on rääkida kaamerasse. Ma ei taha olla kasutusin elus. Ja aitäh Coral Clubile, et aitab mind. Et ma tulen toime nende kõikide asjadega. Kui rääkida minust, ma saan aru, et kust tulevad need hirmud, kui me alustame oma teekonda. Tavaliselt, kui ütleme nagu lapsed, et me ei karda alguses, ronime nagu lapsed pistikutesse ja ma ei tea kuhu, kukkuvad ja siis tõusevad püsti. Aga meil ei ole stereotüüpe, kui me oleme nii-öelda lapse eas, meil oli hirme. Ja siis kui hakkad kogemusi koguma, siis hakkavad tekima ka hirmud. Inimesed ütlevad, et pistikus on elekter või saad nii-öelda löögi, kukud saad, ma ei tea, luumurru, siis metsas on seal kuskil nõid ja siis hakkadki kartma, seal tekivadki hirmud. Tihti ma võrdlen ka äri ja sporti. Spordis on inimesed, kui ma jälgin neid, kuidas nad avanevad, et saavutada oma tulemusi. Et nad ei joonista endale lihtsalt seda hirmsat pilti. Kui rääkida illusioonist, kui me tahame midagi teha, äkki ei tule meil välja ja siis hakkab see elama meie sees. Aga kui järsku on teistmoodi, äkki mind saadetakse pikalt. Meie äris, kui me ei räägi enda äris, on palju oskusi, mida me peame natukene nii-öelda lihvima, millest me ei tea, et olla professionaalid. Te võite endale kirja panna mingid asjad. Just professionaalidele makstakse professionaalide raha. Paljudel inimestel, keda liigutab hirm, jällegi need pidurdab. Proovime ühe hirmuga lükata välja teine hirm. Ehk miks me ei tee seda, ei astu seda sammu? Mis siis juhtub? Praegu mõelge, kui te täna ei hakka tegutsema. Meil täna oli väga palju informatsiooni. Kui palju akadeemikuid ja väljatootjad ja teadlasi seisavad meie toodete järgi. Kui palju oli edulugusid siin Nathaniel Drach ja Netseparovitš. Ja ma olen uhke, et ma õpin nendelt. Me saame aru, et on võimalik. Paljud vaatavad nii-öelda läbi pildi, kas mul tuleb välja või tule. Parem ikkagi, et lind peos kui kurg katusel või kurg peos või ei, see oligi vist. Varblane peos kui kurg katusel. Meil on mingi võimalus, mingi töö, kõik vaatavad. Siin on tulevik. Väga segaselt natuke räägib. Mis on meil? See tegutsemishirm võib
tegutsemise hirmu lükkame välja, mõelda sellele, mis me saame tulevikus sellest. Kuidas ma elaks praegu, kui ei oleks korralik laabi, reaalselt. Ma tulin juba ettevõtjana, mul oli oma ettevõtmine, mul oli hea maja, juba istutatud puu, 2 tütart. Mul olid nagu kõik juba sellised esimesed eesmärgid juba saavutatud. Aga hirm, et ma ei oma vanadusest või ütleme eakana seda, millest ma olen unistanud ja kuidas lapsed hakkavad mind vaatama, siis mul tekkis selline nagu kõhklus. Ja siis oli muidugi see natukene see hirm võib-olla ka ühiskonnast, et umbes, et kui ma ei õnnestu, et kuidas vaadatakse mind, kui ma ei saavuta neid asju. Kui ma vaatan, kuidas me elasime siis minu lapsepõlves, ma sain aru, et ma ei taha elada nii. Ma tahan, et minu vanemad oleksid uhked minu üle ja et lapsed oleksid uhked minu üle. Kui ma oleks hakanud tegutsema, siis ma ei omaks sellist pilti, nagu mul praegu on, elupilti. Reisid, ilus või tore kaaskond, finantsvabadus, finantsiline tervis, aga finantsiliselt olen terve, muidu olen terve. Ma ei karda tuleviku pärast, ma tean, mida ma pean tegema ja siin kõik saad selle saavutada. Et üks hirm, selle tuleviku pildi kaotamise hirm lükkab selle hirmu välja, mille pärast sa praegu ei tegutse. Te ei saagi teada, kas te saavutate selle või ei saa, kui te jääte sinna hirmu taha kinni. Ja siis lihtsalt vaatate pealt, kuidas mingi perekond läheb seal Disneylandi. Nad panevad seal pilte, näitavad pilte ja teie istute lihtsalt vaatate pealt, kuidas teiste inimeste elu muutub. Muidugi see on kurb. Kui me alustame tegutsemist täna, ma alati rääksin endale, kui ma hakkan tegutsema kohe praegu, kas ma elan siis nii, nagu ma tahaks elada. Aitäh paljude asjade eest, mida ma sain, õppisin Aleksandr Podborinilt, mida ta kasutas väga palju. Ma hakkasin selle fraasiga tõusin püsti, mida ma tegin täna oma tuleviku jaoks, homse tuleviku jaoks. See, mind liigutab, hirm olla mitte nõutav tulevikus. Et mitte omada seda, millest ma unistasin kunagi, kui ma tulin koralliklubisse. Kui ma tulin koralliklubisse, see on minu jaoks 7. foorum. 7 number on peale seda foorumit, meil on kindlasti veel käibe tõus mitmekordistub. Ma soovin kõigile seda. Minu esimene foorum, ma istusin rõdul Crocus City hallis. See oli 2014. Me läksime autodega, ei olnud stabiilne situatsioon Ukrainas ja Venemaal. Me läksime hirmule vastu, ei olnud stabiilne olukord piiridel. Me ei teadnud, kas meid lastakse piirilt üle. Me lihtsalt otsustasime, et me läheme sinna. Sõitsime mitme autoga, juba väikse meeskonnaga, mingi 7-8 inimest. Ja kui sa istusid seal rõdul, siis ma vaatasin alla lavale ja ma kujutasin ette, ja et ma seisan seal laval, et mind autastakse mingis top kvalifikatsioonis alates teemant direktorist, et ma tahan olla meister. See on paljude edulugu. Ma vaatasin, kuidas nad käituvad, kuidas nad räägivad. Ja üks esinemine jäi eriti eredalt meelde. 510 ehk 10 aastaga 500 aastat, ma ei saanud aru. Teine moment oli hirm, et ma olen alles algaja distribuutor. Ja siis ma istusin seal rõdul. See oli nii arusaamatu. Meistrid olid meie jaoks jumalad. Ja siis ma arvasin, et mul on vaja nii palju teha, mul oli hirm. Mul oli hirm helistada, mul oli hirm helistada inimesele, mida nad mõtlevad minust. Vaata, kui tihti me ostame sellise arvamuse või sellise mõtteviisi, et mis minust arvatakse. Ma tegelen kõige parema äriga, tegelen praegu ja kõige parima ägedama toodetega.
ma tänan Leonid Lappi, kes lõi sellise ettevõtte, kus on rohkem kui 1 miljon tarbijat ja üle 40 riigis. See räägib sellest, et kunagine unistus ja võetud otsus, tänu sellele me omame praegu seda, mis meil on. Läks aasta mööda ja ma sain ise liidriks. Ma tulin, see oli juba meisterlikkus, ma seisin laval. Ja kui need prožektorid olid minu silmades, ma esinesin mitmetuhandese auditooriumi ees. Ma vaatasin oma naist. Ma lubasin kunagi oma naisele, usu mind. Ja meie elu on hoopis teine. Mis oli veel enne seda? Hirmudest. Tahan rääkida ühte lugu, mis oli minu elus. 2014 peale foorumit me tulime koju. Oli soov midagi teha, aga ei tulnud kohe kõik välja, miski asi oli puudu. Ja ma palusin Aleksandr Savgorodinit ja oma mentorit, kes mulle näitas korraliklubi võimalusi. Et me läheksime kuldsetele, ma tahtsin sinna kindlasti minna, et ma saaks sinna minna. See oli Serbia. Ja me otsustame minna sinna. Me tuleme Serbiasse, me oleme selle nii-öelda eufoorias, et esinevad parimatest parimad. Ja see on alles esimene päev ja peab veel homme olema. Me läheme magama. Tõusen hommikul vara kõnele, minu õde helistab. Ja ütleb, mul ei ole maja. Üks päev enne minu sünnipäeva põleb mu maja maha. Kõik, mis ma sinna panin, raha, jõud, minu hing, see nii-öelda kodukolle, mida ma lõin. Ja see 1 tunniga on sul läinud. Ja mul süda on nii valus. Kus tulevad isegi nii-öelda kuded tulevad näppude vahel. Teate, nagu pigistate mingit asja kinni. Kompanii pakkus isegi kiiret nii-öelda koju jõudmist. Ja ma sain aru, et ma ei taha ma ei taha nutta seal oma nendel põlend koldel, vaid ma tahtsin jääda sinna just foorumile, mitte foorumile, vaid kuldsetele, et olla seal selles nii-öelda keskkonnas. See ongi see mentorlus, et ma ei räägi ainult sponsori vertikaalist. See on kõik vestlused mentoritega, vestlused siin Aide Terevjovaga. Ja mis see üks sõit Itaaliasse, kui ma läksin võõrasse riiki. Ma ei saanud aru, mis ma pean selle tegema selle korralduslaabi informatsiooniga. Mul oli hirm, ma ei maganud öö. Sõitsin roolis üksinda, kui ma sõitsin Itaaliasse. Ma rääkisin ise endaga nii palju ja pikalt sel teekonnal. Koju jäi mul perekond. Ja Marina Fedorenko, suur tänu selle sõidu eest. Itaalias meil kõik areneb väga hästi. Kui ma tulin koju. Tead, mis juhtus siis, kui ma tulin Serbiast koju? Meid võttis vastu lapsed. И сказала, пап, ничего страшного, построим трехэтажный. Знаете, вот момент страха, что... Siis üks tütar tuli minu juurde ja istus mulle sülle. Issi, ei ole hullu, ehitame 3-kordse maja. See hirm, kui mul ei olnud mitte midagi, et mul ei saa olema, aga on olemas instrument. Ja lapses sõna. Ja siis ma ütlesin, hea tütrakene, ehitame 3-kordse maja, kõik meil läheb hästi. Ja ma hakkasin 2 päeva pärast tegutsema, sest mul jäi see nii-öelda, see oli nii eredalt mul hinges ja ma lubasin, et minu perekond elab sellist elu, millest mina unistasin, mis elu nad peaksid elama. Paljud asjad, mis on juba toimunud minu elus, see on juba äge. Minu organisatsioonis väga palju inimesi, kes juba väga selgelt on saanud aru, kuidas kasutada tooteid, kuidas teha äri, ja paljud, kes muutsid oma elu. 350 inimest, kes teenivad korralikult raha, 15 autoboonust, seal on igasugust kvalifikatsioone, sest sa saad aru, et sa oled vajalik inimestele.
nüüd on küsimus tegutsemises. Дело за последние годы. Ребята, у вас Võtke ära see nii-öelda see kahtlemine ja hakake tegutsema. Meil on kõigil lähedased ja omaksed. Kompanii on väga noorenenud. Teil on ka kunagi varsti lapsed. обнулиться, да, не боясь. Ärge laske mööda oma šanssi või võimalust. Ja kahju, et pärast, kui sa mõtled, et sul oli võimalus ja sa ei kasutanud seda võimalust. Sa võid tulla nullpositsioonilt ja ei karda midagi kaotada. Lihtsalt fokuseeri oma eesmärgil. 3-5 aastaga ehita oma elu vundamenti. Meil on kõige nõutavam toode. Meil on eksklusiivsed tooted. Sementšenko presenteeris veel uuemaid tooteid. Ja neid tuleb veel. Ja ma usun, et kompanii kogu aeg areneb ja on kogu aeg meil tagalaks oma uute ja eksklusiivsete toodetega, innovaatiliste toodetega. Me kirjutame ajalugu. Sisuliselt uue kompanii ajalugu, uut etappi. Ja mina olen nõus kogu aeg arenema oma kompaniiga koos. See ei ole äri, see ei ole küsimus, see on minu elu mõte. Et elada eredalt ja sisukalt koos korralklaabiga ja tegutseda, et teised inimesed saaksid ka tunnetada seda teist elu ja teist eluviisi. Võtsid otsuse vastu, mul oli hirm, aga ma ikkagi otsustasin. Ma mäletan seda sõitu koju Aleksandra Vilgelmiga. Ma küsisin, Saša, kas meil tuleb välja? Siis ta ütles, et issi muidugi tuleb meil välja. Sõbrad, meil kõik tuleb, me kõike saavutame. Kui see ei ole võimalik, et sa ei tegutse ja sul ei tule midagi välja. Kui sa tegutsed, siis kõik saab korda. Meie seminarid, meie foorumid, meie eetrid või kuidas seda nimetada. Me kõike suudame. Me suudame jagada informatsiooni kiiresti ja suurele hulgale inimestele. Ja kui me räägime tegutsemisest ja kui me kardame teha kõnet ja esitada küsimust. Kui Edik pole kirjutanud Natalja Singaeskale, et mingi kontaktsed korralklaabi. Võib-olla meil oleks siis Saksamaal organisatsiooni koos Nathaniel Trachtiga. See oli lihtsalt üks kontaktis kirjutatud kiri. Ma olen uhke oma meeskonna üle ja oma inimeste üle, kes saavutavad oma eesmärke. Aga proovige helistada inimesele. Võib-olla on see selleks partner või sõber teie terveks kogu eluks, kes tegelevad telemarketingu või külmasid kontakte. Для меня интересная картинка будущего. И вопрос, стоит ли звонить, это уже решать вам. 30 minutit miinimum. Это все реально. Aga maksimumi saate võib-olla partneri koguks elu, sõbraga kogu eluks. See on kõik reaalne. See on paljude lugude põhjal. Ma õnnitlen teid kõiki. Te olete reaalsed sangarid. Ja te olete tublid, et te võtsite selle otsuse vastu ja 1000 saatused on paranenud sellest. Ma ütlen, 1000 saatused on paranenud või muutunud. Ainult edasi ja uutes eesmärkide poole. Lõpuks ma tahan öelda, et te jätaksite meelde. Kui inimesed jõuavad nii-öelda sisuliselt lõpuni, nad naerevad nende hirmude üle, mis olid nendel alguses, teekonna alguses. Seal, kus on hirm, seal on meie edu. Ärge kartke midagi, ainult edasi ja suurte eesmärkide poole. Tehke täna 3 kõnet. Kelle te kartsite helistada? Proovige. Tehke 3 kõnet inimestele, kelle te kartsite helistada. Uue energiaga ja siis te näete, et teil tuleb kõik välja. Töötab statistika.
kasvab kompanii. Meid vaatab pea 6000 inimest. No, korruta 3-ga, see on juba 18 000, järgmine kord vaatab meid. Ja korrutage see kauba käibega. Kuidas te statistiliselt saate arvutada? See ongi näide. See tegevuste korrutaja. Ma andsin teile need asjad, mis mind on alati liigutanud tulevikku. Ma tahaksin, et täna enda jaoks, või ma loodan, et te võtate otsuse vastu. Muuta oma elu. Edu koosneb 3 asjast. Tervis, finantsvabadus ja tasuta kinnimaksud vaba aeg. Ja olge tõeliselt rikkad inimesed ja olge terved ja mõnusad õhtud.